Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all ja et iga keel tunnistaks, Jeesus Kristus on issand, Jumala isa kirkuseks. Aamen. Oh yeah. Please, loe piiblit. Piibli lugemise podcast. Tere tulemast taas kuulama meie podcasti Please, loe piiblit. Kas sa lugesid täna piiblit? Loe pärast kindlasti, kui sa veel juba ei ole lugenud. Aga mina olen Marilil. Mina olen Moona. Ja täna oleme taas ühe huvitava teemaga teie ees. Mis meie teema on täna? Miks õppida vähe piiblisalme? Ja kuidas seda teha? Jaa, täpselt. See on väga-väga kihvt teema minu arust. Ja, sest vaata piibel on nagu toit. Sellest rääkides, mis hommikuks sõid? Ma sõin võileiva. Ilus kollane tomat oli peal. Oi, kui ilus. See täis, jah. Mina sõin munaputru punase tomatiga. Okei. Väga huvitav. Ja, aga füüsiline toit selleks. Me räägime täna vaimulikust toidust. Me räägime piiblist. Täpselt. Aga miks me üldse peaks piiblisalme pähe õppima? Esiteks, et nende peal seista. Seista nagu füüsiliselt seista? Mitte päris, aga just ennast kinnitada nendes. Et kuna Jumala sõnas on ka ütleb korduvalt, et see on kasulik igasugusteks asjadeks õpetamiseks, julgustamiseks, ülesehitamiseks, noomimiseks ja nii edasi. Et siis esiteks meil on vaja piiblit tunda ja teiseks, et näiteks teada, milline siis on päriselt Jumal, kes ta on, mida ta teeb, mida ta arvab meist, mida ta arvab maailmast, mida ta arvab inimestest ja siis me saame nagu ennast nagu kinnitada selle sõnaga. Yeah. Vot. Aga kuidas siis nagu piiblisalmide pähe õppimine käib? Piiblit on päris palju. Jah, väga palju. See tundub päris suur ettevõtmine. Ma olen küll kuulnud kellegi käest, et ta teadis ühte inimest, ühte vana naist, kes oli kogu piibli päriselt pähe õppinud. Wow. Ma ei tea, kas see päriselt on võimalik. Püha vaimuga on see kindlasti võimalik, aga me ei pea päris sinna pürgima. Aga ma usun, et kindlasti pühapäeva koolis olete teie, kallid kuulajad, vaatajad, mõnda piiblisalmi pähe õppinud, kas nii-öelda kuldsalmi, näiteks kõige tavalisem, eks ole, Johannese 3.16 või midagi muud. Aga need salmid jäävad alati meid saatma. Aga rõõmus uudis on see, et on erinevaid viise, kuidas me saame piiblisalme pähe õppida. Aga näiteks, et rääkides selleks, et kuidas siis need päriselt praktiliselt, et kui näiteks mina või Moona või keegi teine on õppinud piiblisalme pähe, neid meelde jätnud, et kuidas need on siis kasulikuks osutunud. Moona, kas sul on mõni lugu? Ja, ma just mõtlesin selle peale, et ma ei näe üldse tihti õudusunenägusid nagu tõesti. Ja kui ma näen õudusunenägu, siis ma tean, et see on rünnak saatanalt. Ja miks ma räägin õudusunenägudest, on sellepärast, et see on üks aeg minu elus, kus ma olen näinud, kuidas see mind tohutult aidanud, et ma teen piiblisalme peast. Ehk siis oletame, et ma magan rahulikult, eks ju, ja siis ma näen õudukat. Ja ma tavaliselt ärgan selle peale ülesse. Ja see tõesti juhtub nagu mega harva. Ja siis ma kohe nagu ma tunnen vaimus ära, et see on rünnak mu vastu. Ja siis ma kas hakkan Jeesuse nime appi hüüdma või siis vaikselt ülistust andma või siis üks asi, mis on väga efektiivne alati on see, et ma siis seal vaikselt enda voodis ma lihtsalt hakkan peast lugema ette psalmi 91. Ja siis ma olengi lihtsalt, et okei, issand on mu, kuidas ta oleks, kes kõige kõrgema kaitsel elab ja alati kõige väelse varju all viibib, see ütleb issandale ja nii edasi ja nii edasi. Ja ma lihtsalt kogu selle salmi nagu enda niimoodi vaikselt räägin ette ära ja kui ma lõpetan, siis nagu
põhimõtteliselt iga kord ma lihtsalt tunnen, et okei, nüüd mul on rahu ja ma saan uuesti magama jääda. Ehk siis see on nagu sihuke päris reaalne saatana vastu, sest nagu tegelikult kui ka Jeesus oli kõrbes, vaata, täpselt seesama, et saatan kiusas teda. Aga siis Jeesus vastas talle, et kirjutatud on, ehk siis Jeesus ka peast tsiteeris seda sõna ja siis saatan lahkus temast. Ja ma olen täpselt sama näinud enda elus ka, et kui ma tsiteerin sõna peast, siis saatan kaob must. Jah, täpselt. Minul on ka olnud juhte, kus ma olen väga tänulik olnud, et ma olen mingisuguseid piiblisalme pähe õppinud ja püha vaim on siis see, kes meile meelde tuletab. Et näiteks kordadel, kus näiteks ma olen miskit, ma olen pattu teinud, tunnen, et ma olen eksinud Jumal vastu ja siis ma lähen tema ette ja palun andeks, parandan meelt. Aga ma tihti vahel ei tunne kuidagi, ma ei tea, kas seda kergust või et kas Jumal päriselt siis on mul andeks saanud, sest mõtted täiega segavad. Või lihtsalt tunded, need petavad. Et siis ma olen palunud Jumalt, et ta kinnitaks mind oma sõnaga ja iga kord on ta kinnitanud. Näiteks üks minu lemmik go-to, mis mind alati kinnitab, on 1. Johannese kirjast 1.9. Et kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Amen. Et see täiega kinnitab. Aga Muuna, mida Jumal veel ütleb selle kohta, et me õpiksime ta sõna tundma või uurima või kuidagi lihtsalt tema sõnaga aega veetma? Just. Jumal tegelikult kirjutab, et see inimene on õnnistatud, kes tunneb Jumala sõna. Ja mul ongi psalmist 1. Loen selle terve psalmi ette, see on ainult 6 psalmi, et ärge kartke, see ei ole väga pikk, aga see on tohutult hea. Siis on kirjas niimoodi. Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järele ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel Jehova käsuõpetusest ja kes uurib ta käsuõpetust ööd ja päevad. Ja miks see on hea? Sellepärast, et siis ta on otse kui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis oma vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Aga nõnda ei ole õelad, vaid nad on nagu aganad, mille tuul laiali ajab. Sellepärast ei jää õelad püsima kohtus ega patused õigete koguduses, sest Jehova tunneb õigete teed, aga õelad tee läheb hukka. Ehk siis Jumal ütleb, et need inimesed, kes tunnevad tema sõna, nad on õnnistatud ja mida õnnistatud tähendab tegelikult õnnelik, rõõmus. Ehk siis kui sul on puudu rõõmust, siis siin on sinu rõõm. Ja üks kirjakoht on veel 2. Timotuse kirjast 3. peatükk. 16-17 on siis sellest, et miks Jumala sõna on üldse vajalik ja mida sa enne ka natuke tsiteerisid peast, väga tubli. 2. Timotuse 3-16-17 ütleb siis niimoodi. Kõik kiri on Jumala vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täielik ja kõigele heale tööle valmistunud. Ehk siis minu arust ka see, kui me tunneme nagu, kui me teame piiblisalme peast, siis see ongi nagu pühavaim väga palju räägib meiega nende kaudu. Et näiteks, kui ma teen midagi ja siis pühavaim tuletab meelde, et hei, et tegelikult see ei ole päris see, kuidas nagu Jumal teeks seda, siis pühavaim Jumala sõna kaudu õpetab mind ja see, et ma tean seda peast, see on nagu mulle endale nagu kasulik. Ja samamoodi noomimine, et hei, see polnud päris see õige asi, mida teha, et pühavaim nagu õnnet meid noomib, parandamine juhatab ja et Jumala sõna on imeline. Ja veel üks väga praktiline viis, kuidas, miks on hea Jumala sõna nii hästi tunda, on see, et see aitab meil tema häält eristada. Just. Et kui sa veel ei teadnud, siis sa võid Jumala häält kuulda. Sa saad temaga rääkida, mitte lihtsalt, et meie palvetame ja räägime temaga, aga ta räägib meiega ka. Ning aga on meie peas on mõtteid ja vaenlane ka ja lihtsalt muid segajaid. Segadust on tihti palju, et on keeruline nagu selles nagu raadiomüras või nagu rahvast täis ruumis Jumala häält nagu ära tunda. Nii et peamine filter,
millega me tunneme ära, et kas see on Jumal või ei, on tema sõna. Just. Et kas sa lähed temaga sõnaga kooskõlla. Ja kas ma võin ühe kirjakoha siia vahele veel lisata? Jaa. Miks meil on vaja Jumala sõna veelgi? Meelte uuendamine. Siis võib-olla te olete kuulnud sellest, et peaksime enda meeli uuendama, aga mis asi see on, kuidas see käib üldse? Siis Rooma 12, ma loen 1-2. Paulus siis kirjutab siin. Mina mainitsen teid nüüd, vennad ja õed. Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma ihud elavaks, pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Salm 2. Ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine. Ehk siis, mis see meelte uuendamine üldse on? Ongi see, et me muudame enda mõtlemist kooskõla sellega, kuidas Jumal mõtleb. Ehk siis, kui me oleme sündinud siia patusesse maailma, ehk siis meie mõtteviisid on väga nagu selle maailma moodi, ehk siis nagu isekad, mitte vastuses Jumala sõnaga, aga mis Jumal igatseb ja mis Jumal tahab ja mis Jumal näeb, et meil on parim, tegelikult ongi see, et me mõtleme nii, nagu tema mõtleb. Ehk siis me mõtleme seda, mis tema on kirja pannud ja kuidas me seda teeme, ongi üks siis on see, et me õpime tema sõna pähe. Ja siis me teame, et okei, Jumal mõtleb niimoodi, see on see, millest Jumal räägib. Ehk siis see ongi see meelte uuendamine, et me jätame enda need vanad mõtteviisid, mis on maailmalikud ja halvad ja lihalikud ja me nagu õpime Jumala sõna tundma ja see on siis see uus ja elutoov ja rõõmutoov mõtteviis. Jaa, aga nüüd minnes rohkem ka praktiliseks. Just. Nagu ka koolis õpime erinevaid asju pähe, siis tegelikult sarnased meetodid aitavad ka muid asju pähe õppida. Üks viis on muidugi mõista lihtsalt näiteks loed ühe peatüki ja siis mõtled tagasi, kuidagi sõnastad ümber, mõtled, et okei, näiteks mingisuguses Pauluse kirjas, Paulus räägis sellest, ta ütles ka kodu sellest seda, sest ja siis sa tuled selle juurde tagasi näiteks 5 minuti pärast ja siis võid seda aega ka pikendada ja see selline kordamine aja tagant, meenutamine, see on võti. Aga on ka näiteks ju mõndade inimestele sobivad sellist nagu nende kaartidega. Üks ma tean, et su vend kasutab sellist viisi. Mis ta teeb? Et mu vend, ma olen näinud, et ta teeb niimoodi, et ta kirjutab siis ühele, ta on niisugune tavaline valge paber, niisugune suht väike, ta ühele poole kirjutab selle piiblisalmi ja teisele poole ta kirjutab, et kus see piiblis asub. Ja siis nii palju, kui ma tean, ta vist võtab neid mõistekaarte siis või flashkaarte endaga kaasa ja siis näiteks, kui ta bussis sõidab või ta on niisugune nagu vaba hetk, siis ta saab võtta selle flashkaardi, et okei, näiteks ala. Jeremia 29.11 on ühel pool kirjas ja siis ta üritab kõigepealt meenutada, et mis seal võis kirjas olla. Ja siis ta saab pärast vaadata, et kas oli õige või mitte. Et see on ka niisugune ka sama meenutamisega niisugune õppimine. Jaa, täpselt. Aga raudselt väga loominguliste inimestele aitab kindlasti see, kui sa näiteks selle juurde maalid või kui sa näiteks kuulad seda. Või paned liigutusi juurde. Jaa, paned liigutusi juurde. Mul oli näiteks ma mingi hetk paar suve tagasi ma tahtsin Philippi kirja pähe õppida. Jõudsin poole peale. Natuke on veel minna. Aga mind täiega aitas, et ma näiteks alustasin algusest ja ma nagu viipekeel keelestiilis ma mõtlesin erinevaid liigutusi välja. Näiteks siin Philippi kirjas, et ma palvetan, et teie armastus üha enam ja enam kasvaks, ma ei tea, tunnetuses ja kõiksuguses kogemises, mis iganes, et liigutustega see täiega aitab. Just. Aga on ka näiteks selline väga kihvt viis, et ma tegin ise seda ka, et sa, näiteks, kui sa oled nii ambitsioonikas, siis võtta terve kiri ette, aga töötab väga hästi ka lihtsalt ühe salmiga või ühe peatükiga, kuidas iganes. Et sa ei kirjuta seda otseselt sõnalt paberile maha, läbi kirjutama aitab ka, aga
sa kirjutad iga sõna esimese tähe ja kirjutad üles siis ka need komad või punktid ja nii edasi. Ja minul on siin näiteks tehtud Philippi kirjast algusest. Või noh, läheb siit edasi, kus ma olen siis, see on kõik Philippi kiri. Ja tegelikult ei olegi nii palju. Noh, Philippi kiri on suhteliselt lühike, aga näiteks, kuidas algab? Paulus ja Timoteus, Kristuse Jeesuse sulased, kõigile Philippis olevatele pühadele, napikene. Pühadele Kristus Jeesuses ning ülevaatajale ja abilistele. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesust Kristuselt. Ja see aitab meelde jätta. Näiteks. Aga ka tegelikult muusika aitab väga meelde jätta. Miks meile lähevad mingisugused laulud, ülistuslaulud kas või? Jäävad väga hästi meelde. Nii et näiteks soovitatav on, kui sa tahad mõnda psalmi pähe õppida, siis psalmidest on ka tehtud laule. Küll vist tihti inglise keeles, aga eesti keeles on mõned ka kas või inspireeritud nendest või et on kasutatud neid psalme. Aga igal juhul muusikalistel inimestel ma siis soovitan näiteks, kui sa tahad mõnda psalmi, sest psalmid on nii head. Nad tihti isegi eestikeelses tõlkes vahel riimuvad või kuidagi neil on mingisugune rütm. Nii et kui sa mõtled talle mingisuguse viisi või kuidagi rütmi taustaks, siis on seda palju lihtsam õppida, pähe õppida. Ning tegelikult see tuletab meelde ka ühte korda, kui ma sinuga, Mona, tegime slaagris. Tegime grupiga ja meie grupi juhtidega, Sireti ja Kristiinaga. Shout out teile, Siret ja Kristiina. Ja tegime ühe räpi. Samuti Philippi kirjast. Ja mul on see ikka veel meeles. Mul on see ka ikka veel meeles. Teeme seda või? Teeme seda. Juhi meid. Näitame. Mõtelge ise eneses seda sama, mida Kristuses Jeesuses, kes olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus enese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks. Ta alandas ise ennast, saades kuulekaks surmani, pealegi Kristi surmani, seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimest nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all ja et iga keel tunnistaks. Jeesus Kristus on issand, Jumala isa kirkuseks. Aamen. Oh yeah. Me tegime seda aastal 2018. See oli väga ammu. See oli 7 aastat tagasi, meil on ikka veel meeles. Täpselt. Ja see oli tervelt 11 miinus 5, 6 salmi. Tervelt 6 salmi. Ja muidugi lihtsalt uuesti ja uuesti üle lugemine. Üks asi, mis minule ka täiega töötab. Et mina kasutan märkmikut, see on mul küll nüüd lõpetatud märkmik, aga kui mul on näiteks mingisugune salm, mingisugune kirjakoht, mis mind konkreetsel ajahetkel kõnetab, siis ma panen selle kirja. Ja kui ma seda uuesti lehitan, siis mul tuleb see meelde. Näiteks. Absoluutselt. Kindlasti. Nagu juba varem mainitud, siis me kõike teeme seda püha vaimuga koos. Et kui me hakkame, kui sa siis kallis kuulaja, vaataja, hakkad piiblit lugema, uurima ja näiteks pähe õppima, siis kutsu püha vaim ka kaasa, sest tema ilmutab ja tema aitab meelde jätta. Aga Moona, sul oli veel üks näide.
ma paneks ühe asja veel, ma lihtsalt täiendan sind, aga hästi on ennast ümbritseda ka vaata piiblisalmidega, et näiteks kui sa kirjutadki välja, sa võid endale panna näiteks peegli peale üles ja siis iga kord, kui sa endale meiki teed, sa saad kogemata pilt klipsab sinna piiblisalmide peale ka. Et see on üks hea viis, kuidas teda teha või enda, ma ei tea, voodi kõrvale või kuhugi paned lihtsalt ülesse, et niisama on ilus lugeda, ilus kaunistus ka, et ennast ümbritseda. Kusjuures sa ei pea seda ise kirjutama üles, joonistama võid ka, kui sulle meeldib, oskad, väga hea. Aga sa võid ka selle välja printida. Eksisteerib väga ilusate taustade kujundusega piiblisalmi nagu välja trükkimis. Ma mõtleks, ma leian ühe kohe. Voh, siuke ilus väga printsessilik. Sellise võib välja printida näiteks. Ja. Aga too teine näide. Too teine just. Oled harjutanud. Ka üks viis, kuidas piiblisalmi saab pähe õppida, on niimoodi hakata nagu sõnahaaval lugema, aga siis ma demonstreerin niimoodi kergem. Et võtame näiteks seesama psalm 1 ja esimene salm, mis ütleb, et õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järele ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas. Ja kuidas seda saab õppida, on ka nii, et sa hakkad minema niimoodi. Õnnis. Õnnis on inimene. Õnnis on inimene, kes. Õnnis on inimene, kes ei. Ehk siis niimoodi nagu ühe sõna kaupa, aga sa alati võtad teemised sõnad ka kaasa. Ja niimoodi siis kordad seda endale. Seda mulle piibrikoolis õpetati. Ja kui erinevatele inimestele töötavad erinevad meetodid. Nii et sa võid katsetada erinevaid, aga et sa siis saad leida, mis sulle kõige parem töötab. Meile mõlemale vist kõige parem toimib see esitähtede väljakirjutamine. Miskipärast see on väga suke efektiivne. Jaa. Lihtsalt uuesti lugemine lihtsalt kuidagi jääb meelde. Just. Ja lihtsalt siis natukene lõbusam pool, et kui sa õpid neid piiblisalme pähe ja lihtsalt õpid Jumala sõna tundma, et siis on, kui sa teed mingisugust triviat, piiblitriviat, siis sul läheb hästi. Siis on lihtsalt tõbus. Jaa, oota, ma mäletan, see oli siin ja oligi siin. Ma ei tea, Jumal rääkis millesiti või oli mingisugune prohvet. Just. Mõtlesin ka ühe story peale või niisugune nagu hästi üldine siga, aga miks on hästi piiblisalme peast teada. On ka see, et kui sa näiteks enda sõbraga räägid Jumalast ja sul ei ole seal võib-olla nagu piiblit käepärast kohe, aga sõber küsib midagi, et ma ei tea, kuidas sa tead, et Jumal on hea või mida iganes ja siis pühavim tuletab sulle meelde, et aga vaata, piiblis on kirjas. Ehk siis nagu täpselt nendel hetkel pühavim ka, ta tuletab sulle meelde, mida rääkida ja kust see räägitud tuleb, ongi Jumala sõnast. Ehk siis see nagu Jumala sõna õppimine ka väga nagu varustab sind igapäeva situatsioonideks. Kas või õudusunenäod, meeleparanduseks või vestlus sõbraga. Või ka näiteks, kui sa kellegi eest palvetad, siis mul on väga-väga tihti olnud nii, et mul tuleb mingisugune, palvetan kellegi eest ja mul tuleb mingisugune kirjakoht meelde või mingisugune nagu selle põhi nagu sõnum, näiteks on ju, et Jumal on heakarjane, ta hoolitseb meie eest, et siis, et ma ei ütle nagu sõna-sõnalt tavaliselt seda kirjakohta välja selle inimesele palvetades, aga nagu selle põhjal. Ma tean, et ma tean, et see on Jumala sõnas, see on tõde, et ma saan selle põhjal nagu seda inimest õnnistada. Jah. Ka Marilyn, mis sa arvad? Kui nüüd keegi vaatab, kuulab, mõtleb, et tahaks hakata Jumala sõna pähe õppima, et mis võib-olla oleks siukesed nagu ABC, et millest alustada, mida vältida, kõik siuke, kuidas alustada üldse? Kuidas alustada? No ma arvaks, et psalmidest on näiteks päris lihtne alustada. Just siin kõige alus või see psalm, mis on esiteks julgustav, mis ei ole väga pikk ja mida on kerge meelde jätta, on psalm 23. Et issand on meie karjane. Seda on väga hea meelde jätta. Või ka tegelikult Pauluse kirjadest saab midagi. Näiteks Rooma 8. Rooma 8 on päris hea. Kõik on hea, aga lihtsalt see on kuidagi eriti magus. Tuleb nagu kõige paremini meelde. Või ka sama Filippi 4. Filippi kirja siis 4. peatükis, kus näiteks seda võib-olla kindlasti olete kuulnud, et ärge muretsege ühtegi. Paletage kõige pärast, jah. Ja
ja nii edasi. Just. Et seda on näiteks hea meelde jätta. Aga no ma arvaks, et kõige lihtsam alustada olekski seda algust näiteks välja kirjutada. Proovida seda esitähe süsteemi või ka täielikult lihtsalt, kui sa alustad ainult ühest salmist, siis just Moona tutvustatud idee, et sa loed ühe sõna kaupa, siis sa võtad eelnevalt kaasa, et see töötaks ka päris hästi, eriti kui sul ei ole palju aega. Ja millest tahaks ka julgustada, et sa ei pea endale panema sellised ebarealistlikke eesmärke, et nüüd terve raamat korraga pähe läheb, vaid just, et pigem alusta väikselt ja ka ole nagu järjepidev sellega. Ja, lihtsalt rahulikult ja jumal näitab. Just. Ja hästi efektiivne kindlasti on ka koos sõbraga pähe õppida. Ja. Et siuke accountability partner. Kas sina juba õppisid oma tänase kirjakoha pähe? Armastuses muidugi. Ja. Yes. Okei, kas meil on veel mingeid ägedaid stoorisid enda elust näiteks, kus mingi kirjakoht oli täpselt õigel ajal meelde nagu? No kindlasti kellegi sõbra julgustamiseks Ja. või lihtsalt äratundmiseks, et see on näiteks, et jah, et see on Jumala hääl, mida ma kuulsin. Või kas või lihtsalt, kui ma tahan kellegi sünnipäevakaardi sisse kirjutada midagi julgustavat, et siis on miskit meelde tulnud. Just, et ei pea võtta tervet piiblit läbi lappama, et kus see nüüd oli, vaid nagu, et ma mäletan või siis tegelikult lihtsalt, kui ma enda, minu piibel, ma olen seda kasutanud üle 10 aasta, et siis ma kuidagi visuaalselt olen nagu, olen nii-öelda kursis sellega. Selles mõttes on ka väga hea piiblit niimoodi. Just. Jätkuvalt enda piiblit lugeda, highlightida, alla tõmmata, mis iganes, kuidas kellelegi sobib ja meeldib, et siis sa kuidagi ka orienteerud sellest nagu paremini. Just, et siis sa mäletad, kust, kas oli lehe vasakus servas või see oli üleval või see all. Jah, täpselt. Yes. Et see ei pea olema üldse hirmus. Ja siis võib olla just pigem põnev. Jumal kindlasti näitab, kuidas saab hakata seda nagu kasutama. Just, aga me tõesti väga-väga soovitame, et see Jumala sõna pähe õppimine on, ma ütleks, üks kõige kasulikumaid asju, mis sa üldse saad teha. Sest Jumala sõna, eks ju, see on see, mis meie elust üldse muudab, mis meie südameid muudab, meie mõtlemist muudab, nii et kui sa võib-olla maadled mingisugust negatiivsete mõttemustritega või mingi kindla teemaga, siis väga hea ongi näiteks koguda nagu siuke posu kirjakoht just selle sama teema vastu, et näiteks me võtame täiesti suvaliselt, et näiteks Jumal ei armasta mind, siuke vale, eks ju, et kuidagi väga nagu võistlen selle valega, aga siis ma saan võtta mingi palju kirjakohti, et kus Jeremiia 31:3 ütleb, et ma olen sind armastanud igavese armastusega. Rooma 8, et miski ei suuda mind lahutada Jumala armastusest. 1. Johannese 4:10, et selles on armastus, et Jumal armastas meid esimesena. Eks sa saad nagu koguda hästi palju kirjakohti ja siis ka nagu me rääkisime paar episoodi tagasi Jumala sõna deklareerimisest, selle osas, mida Jumal minust arvab. Et siis ka saad võtta need kirjakohad kõik kokku ja teha nagu siukse kuulutuse, et ma tean, et mu Jumal armastab mind, sest kirjas on see. Okei, aga meil hakkab aeg otsa saama. Ja, et teeme lühikese lõpupoole. Jah. Täiega. Ja, Jumal, me täname sind, et sa oled andnud oma sõna. Me täname Püha Vaim, et sa elustad seda ja ilmutad ja tuletad meelde seda. Me palume iga kuulaja ja vaata sinu kätte, kelle südames on igatsus. Sinu sõna veel enam tundma õppida ning ka pähe õppida, seda meelde jätta. Ja ma palun, et sa tõesti juhiksid neid sellel teekonnal ja õpetaksid ja juhataksid neid. Annaksid neile tarkust, mida ja kuidas. Ja ma tänan, et see võib olla üks tõesti väga-väga kihvt seiklus koos sinuga. Me õnnistame nende neid avastamisi ja uurimisi. Aitäh sulle tõesti. Palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. 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 Aitäh teile vaatamast ja mõnusat piibli pähe õppimist. Ja please loe piiblit. Please loe piiblit.